Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad, Autotund on taas eetris, stuudios Tarmo Tähepõld Geeniuse autoportaalist ja külla olen täna kutsunud endale Rainer Olbri, kes on ühtlasi tuntud ka räppari nimega Metsakutsu. Tema muuseas on ka salaja autofänn või isegi tegelikult päris avalikult, kes on tema tegemisi jälginud. Rainer aitab mul läbi võtta siin mõned uudised ja siis räägime saate teises pooles üldse, mis värk on tal erinevate automarkidega ja kuhu ta selle kõigega teel on. Nii, meie kaasasin teda ka meie nädala rubriiki, sest ma kindlasti tahtsin ära mainida, et ma sõitsin minu selle nädala sündmus, neid on olnud palju, proovisõiduautosid on palju olnud, näiteks uus S-klassi Mersu, aga me kasutasime seda uut S-klassi Mersut selleks, et sõita Tallinna lähedale või Rapla kanti, kus asus üks teine põhimõtteliselt sama ettevõtte auto, milleks oli Smart, mille üks geniaalne vend on juba päris mitu aastat tagasi pannud talle alla lindid ja suusad. Ja siis me sõitsime suuskadelt Smartiga mööda lumeradasid. Ja põhjus tegelikult, miks ta selle ehitas, oli päris geniaalne. See on ikka see, et kui sul on midagi vaja, siis sul tuleb see nagu leiutamise tuhin peale. Et see omanik Tarmo, et ta hooldab paljusid suusaradasid seal kandis. Ja kõige paremini saad seda raja põhja teha siis, kui sa ajab värsket lund, et sa kohe nagu sõidad selle kinni. Nii, siis ta ütles, et ta kujuta ette, nagu vastik külm ilm lund sajab ja lased seal tund aega selle ATV või lumesaaniga. Üleni nagu vastik on olla. Ja tellis omale, ma saan aru, Hiinast, kuna odavalt sai, tellis 6 komplekti neid linte. Ta ütles, et tal 4 tükki seisab niisama, et mõtles ühele mingi vanad Suzuki Jimnile nad alla panna, veel pole jõudnud. Ja pani Smartil alla ja esiratast asemel pani suusad ja ütles, nüüd on väga mõnus. Soe, raadio mängib, võtad sõbra kaasa ja lase kas või öö läbi neid suusaradasid, et mingit probleemi ei ole. Juhtid oli seda muidugi väga raske. Ja mu üks kolleeg, kes mu kaasas oli, suutis isegi ühe korra ära spinnida selle. Nii, aga lasen Raineril ka rääkida. Kas sinul jäi midagi sellest nädalast erilist meelde? No ma nägin sinu sotsiaalmeedias neid pilte ka sellest asjast, millest ta just siin pikalt rääkid, et mina nagu, kui ütleme siis professioonilt disainer, vaatasin kohe seda disaineri pilguga, et selles mõttes ma tahaks ka omalt poolt nagu ikkagi kiidusõnu jagada, et kui ma peaks üldse mingisugusele 4-rattalisele siis autole panema sellise asja alla nagu suusa, et siis see on ideaalne lahendus, et ma paremat autot ei oskakski nagu nimetada. Et just välimuse poolest, jah? Just, et see kuidagi komplekt ja see kompakt, nagu see pakk koos kõik toimis minu jaoks disainerina nagu. Ta ise ütles küll, et seal paar nagu seda disaini, mis ta nüüd tehniliselt leidis, on see, et esiteks on see Smart robotkäigukastiga, et seda kindlasti ei tahaks, et järgmise ta teeks manuaalkastiga. Ja teine oli see, et see on diiselmootoriga Smart, mis on küll väga öko, selles mõttes kütuse kulu mõttes, arvestades, mis soitsu sealt summutist tuli, ilmselt mitte muus mõttes, aga tegelikult turbopensukas oleks parem. Kindlasti. Aga ei, selles mõttes minu enda nädalat niimoodi tagasi vaadates ma mõtlen nüüd. Oligi, me käisime nädalavahetusel Laitses, tegime kartidega siukse, ma ei tea, kas see saab üldse nagu jäärajaks nimetada, lihtsalt ühesõnaga siuke lumerada või ma ei tea, mis see nagu ametlik, ütleme siuke... Ta vist on kardirada, mis on tehtud... Lumine kardirada. Et käisime sõpradega seal ja oli väga selline... Mõtleme, mis need põhisõnad, kui me sealt kõik maha tulime sealt rajad, siis kõik oli ikka, et väga fun oli. Aga selles mõttes nagu gripiga raja peal on kindlasti nagu huvitavam karti sõita. Aga mulle iseenesest täitsa meeldis, et nii palju erinevaid nagu nüansse on juures, et kui sa muidu pead jälgima mingisuguseid kindlaid asju, siis sellega kõik see läheb nagu aknast välja, et selle teadmisega pole seal eriti midagi peale hakata, et pigem ikkagi pead sükest Tokyo Drifti hoidma, et tunnetama tagumikuga seda külje nurka pidevalt. Just, peaks kõik ära käima, sest ma olen alati mõelnud, et kas see on nagu
et kas seal saab mingi hetk see võistlushimu võitu sellest, et tahaks tegelikult kogu aeg külg ees minna? ei, ja selles mõttes see ongi, et mina, ma ise olin hästi ettevaatlik, kuna ma olen ise oma autosõidu sellistelt nagu ütleme siis ma ei tea, põhimõtetelt ka üsna ettevaatlik, et siis, aga mu sõbrad olid kõik niimoodi, et põhimõtteliselt esimesel ringil nagu kõik olid lumevallis, et ma läksin kõigist uhkelt mööda, hästi mõnus ja sõitsin rahulikus tempos, eks ole, ja siis hakkad seda julgust nagu koguma ja mida nagu siis edeneb siis asi, siis seda rohkem sa leiad ka ise ennast sealt lumevallist, et selles mõttes oli väga lõbus nagu. Kas see aasta jäärajal oled jõudnud? Ei ole jõudnud. Mina see nädalavahetus esimest korda jõudsin Eistvere järv, Imavere lähedal meil on, kui talv annab, siis iga aasta selline suguvõsa sisene jääraja võistlus, seekord oli siis oli ostetud spetsiaalselt üks vist äkki 400-eurone Honda Civic, mis hämmastav ikkagi Jaapani auto kvaliteet, ma ei tea, mitu päeva sellega seal juba retsitud oli, enne kui mina jõudsin, ja see auto, loomulikult, vedrustuses oli kolks või kaks, aga ja töötas ja see oli täpselt see, et harjutad, teed seal õudselt hästi ise, strateegia on hästi strateegia, et sa saad seal ja lõpuks ikkagi ürid, kõik on külg ees kogu aeg. Aga mõistust oli pähes, kui öeldi ajavõtud. Mina sõitsin esimesena, tegin tulemus ära oma arvast jube hästi, et drift oli kõva. Ja siis, kui hakkasid teiste ajad tulema, kes olid nagu 5 sekundiga mulle ära, 10 sekundiga, siis mul oli ma ei tea, mul on auto ajakirjanik paar korda elus nagu autoroolis istunud ja siis tuleb üks tüüp, kes sai just load kätte ja teeb mulle nagu 5 sekundiga. Ja siis ma palusin omale võimalust uuesti sõita ja siis ma tegin ka ikkagi seda nagu ideaalsõitu, et sa sõidad aeglaselt ja õnnestus. mina olen ülihalb nendes nagu kõikidel, kus aega võetakse ja mingi võistlusmoment on, siis ma olen alati nagu viimane, et ma nagu, ma ei tea, ma natuke hakkan juba isegi rahu tegema sellega, et mul mingi aeg oli nagu selline periood, et ma õpin selle ikkagi selgeks, ma saan sellest paremaks, ma hakkan nagu järele jõudma oma sõpradele ja nii edasi, aga ma olen juba nii palju käinud, et mul on selline tunne, et see vist ongi lihtsalt minu DNA-s, et ma pean olema seal viimases otsas nagu. Sama tegelikult sama, me peaks koos võistlema minul on see, et ma tahaks seda seletada sellega, et mitte, et ma neist palju halvem juht oleks, vaid mul on lihtsalt palju suurem enesalalohiu instinkt. Et selle võidu nimel ma ei ole nõus sõitma selle piiri peal, kus sekund veel ja ma olen juba kuskil vallis. Tavaliselt ei ole see mu enda auto või isegi, ma isegi ei tea, kas käisime tookord seal sellel Lätis koos, kus BMW M-ide üritus oli. Okei, seal aega või võetud, mis on ka loogiline, sellepärast muidu neid M-e seal pärast ju ei oleks. Aga see on täpselt see, et eriti kui mul on istumise all mingi 100 000 eurone M-seeria BMW, jah, ma tean kindlustatud ja kõik, aga päris piinlik oleks kogu selle pundi ette niimoodi tagasi longata, öelda, et sorry, et see rajapäev on nüüd läbi, et siin tõmbame joone alla. Aga see rada oli muidugi üsna hirmus ka minu arust. Nii, uudised. Ma panin kohe esimeseks uudiseks, kuna sina oled teada-tuntud GT3 just nimelt, kohe arvest ära teada-tuntud Porsche fanaatik, ma arvan, et me täpsemalt, miks sa seda oled, räägime saate teises pooles, aga uus GT3, ma kuulasin täna Drive Nationi podcasti hommikul tööle tulles selle kohta ja põhimõtteliselt ma sain aru, et sellel autol võrreldes eelmise GT3-ga on umbes 10 hobujõudu rohkem, ta on umbes 10 kilo kergem, täielik peenhäälestus ainult. Et seal, muidu ikka, manuaalkast, 4-liitrine, rida 6, ilma turbota, kõik sama. Aga see sama kurikuulus Nürburgringi aeg, mida eks ju tootja ise mõõdab ja on selline džentelmenide mäng, et kõik siis eeldatavasti väga palju ei peta, võrreldes eelmise GT3-ga ta parandas seda mingi 12-17 sekundit, olenevalt sellest seda Nürburgringi pikkust vahepeal muudeti. Mis tähendab seda, et aero ja kõige sellega on suudetud teha see palju paremaks. Mulle jäi kohe väga oluline asi meelde, et ma vaatasin seda esitlust ka laivis, et seal oli ju väga oluline põhjus välja toodud, miks see auto kiirem on. Nad olid nende klaaside peale, nad olid nagu mingid uued klaasid sinna ette mõelnud, mis on siis palju õhemad kui varasematel autodel ja see võttis kohe 5 kilo auto kaalust maha. Et suure tõenäosusega sinna see 12-17 sekundit, mis iganes, et see sinna nagu läks kõik. Üks, mis nagu äratuntavalt uus element on see tagumine tiib, mis kinnitab niimoodi luigekaela stiilis, sellepärast, et suru jõudu saada ja
ja füüsika, mis on selline imeline asi, millest me keegi aru ei saa, toimib tegelikult, et niipidi, et mitte see õhk ei suru sinna tiiva peale, vaid see efekt tekib tiiva alt läbi mineva õhu abil. Ja seepärast olidki need tiiva kinnitused vaja saada nagu sinna tiiva peale, et see alumine pind oleks võimalikult puhas. Nii, aga mul tegelikult, ma mõtlesin, küsin ka sinult. Raha ei ole küsimus. Millise 911 sina praegult olemasolevast valikust omal ostaksid? Neid on juba piisalt palju, veel ei ole tulnud välja GT3 RS, GT2 veel ei ole, aga reaalselt, sest ma saan aru, GT3-ga on võimalik igapäevaselt täiesti normaalselt elada. Aga nagu seda ostavad pigem inimesed, jätame need kõrvale, kes lihtsalt tahavad näidata, et neil on hästi palju raha ja andke mulle sealt ülemiselt riiulilt see kõige kallim. Ma ei tea, mis see on, aga andke see kõige viimane. Vaid pigem ostad inimesed, kes ikkagi lähevad sellega ringrajale. Kas sina läheksid oma Porsche 911-ga ringrajale ja kui, siis millise sa või nagu ja need on selles mõttes nagu väga eksistentsiaalsed küsimused minu jaoks, et ma olen väga palju sellel teemal oma pead murdnud, et ma tegelikult ikkagi näen tulevikku ennast sellist, et ma ikkagi paar korda aasta jooksul proovin seal ringrajal käia ja endast nagu paremat aega sõita ja ennast nagu harida sellel alal, et aga ma olen selles mõttes nagu, kui siuke küsimus alati, et kui raha ei oleks probleem, mis siis on ju, siis ma olen alati see vend seltskonnas, kes on mingi, et ma ei tea, ma võtaks selle mingi 3. BM-i, mis on mingi 97. aasta oma, et ma ei tea, palju ägedam. et aga antud juhul ikkagi meil oli just pikk diskussioon selle, kuna see GT3 reliis oli ja siis meil on auto chat sõpradega, seal oli pikk diskussioon sellel teemal ja siis me korraks kehastusime kõik sellisteks vendadeks, et meil nagu raha ei ole probleem. Ja siis sealt tuli väga huvitav mõte välja, võib-olla ma ise jälgiksin seda sama loogikat, et ma ostaks selle kõige uuema GT3, sõidaks sellega paar aastat ja siis, kui tuleb see RS välja, et siis nagu müüks selle GT3 maha ja siis saaks selle RS-i nagu palju parema hinnaga. Aga sa arvad, no RS on ikka juba raja auto. No ja, kui raha ei ole probleem, siis ei pea mõtlema selle peale, et ma ei ole päriselt nagu auto, Ja, aga kas mina ilmselt, ma isegi vist ei võtaks seda GT3, sest ma GT3 isegi kaaluks, aga näiteks Turbo S, ma olen aru saanud, et Turbo S on ikkagi selline animaal, et selle taltsud lihtsalt, et näidata, et mul on Turbo S, ma sõitsin ju hiljuti oli siin Eestis see Panamera Turbo S e-hübriid, siis ma sain aru, et seda on nagu way liiga palju. Ma ei räägi isegi minu oskuste või mille kohta, või ma lihtsalt ei tea, mida selle kõigega ma peale hakkaks peale selle, et see on nagu kõrtsis on hea nagu Vabaduse väljaku seal kuskil pargid ära ja siis lihtsalt näitad. ei, selles mõttes, kui ma nagu selles mõttes on sul nagu lemmik, on sul nagu üldse kuule, saate teises pooles. Räägime su lemmik Porschedest saate teises pooles. Aga GT3, ma saan aru, on no, ma olen siuke vend, et ma tahan nagu nii-öelda nagu käia nagu samas taktis, ütleme asjadega, et ma olen nagu mul ei ole see nagu mingi põhimõte, et kohe, kui uus iPhone tuleb välja, siis ma tahan uut iPhone'i ja olen nagu mingi see vend, aga lihtsalt mulle kuidagi, mulle meeldib, kui ma käin nagu, ütleme, ongi ühiskonnaga samas taktis, et kui mingisugune uus mudel tuleb välja, siis ma tahan teada selle kohta, ma uurin selle kohta ja hea meelega ma võtaksin pigem selle, et ma ei taha nagu uskuda, et parim Porsche tehtigi mingisugune 20 aastat tagasi ja nüüd me peamegi kõik selle mõttega olema, et tegelikult õige 911 on ikkagi see, ma ei tea, 993 või mis iganes tagasi sealt veel on ju, et ma võtaks ikkagi midagi kõige uuemat, mitte võib-olla mingi kõige kõrgemalt riiulit, aga midagi ikkagi sellist, mis on sellel aastal, kui ma selle raha kõik saan, välja tulnud või siis välja tulemas. Vot, nii, teine autofirma täna, või siis eile õhtul tuli välja oma uue autoga, McLaren, ja mitte selles mõttes järjekordse, tal on ju siin 720 ja siis sellest edasi arendatud 765 või Senna, vaid ikkagi täiesti uus mudel, mis näitabki, kuhu McLarenid kõik lähevad, ja McLaren, ma ei tea isegi, kas sunnitult või mingil põhjusel on valinud nüüd nagu ikkagi hübriidide ja sellise pistikhübriidi, et nad ei ürita mingi kerghübriidiga kuskilt seaduste alt ronida, vaid ikkagi konkreetselt kas oli mingi 19 miili vist oli autonoomne selles mõttes, võid elektriga suhistada kuskil keset Londonit. V6 mootor, 670 hobujõudu, nii et ta läheb tegelikult, kuigi ta on McLareni valikus nüüd
nii-öelda kõige alumise otsa see auto, mis vanasti oli Sport Series 570S ja aga kõige nõrgem McLaren tegelikult on Lamborghini Huracani ja Porsche 911 Turbo S-i mõõtu ja hinnaklassi auto. Saksas vist hakkavad hinnad 226 000 eurost. Et ma ei teagi, kuna Eestis McLarenit ametlikult ei müüda, siis on nagu, niisugune uudis, et nagu okei, tore, cool. Mis mulle selle auto puhul kõige vähem meeldib? Ma ei oska selle nagu jõuallik kohta midagi öelda, et ilmselt on põhjus, miks nad seda hübriidi ja värki teevad, sest see on CO2 nõuded ja muidu sa ei saagi vist varsti autosid toota enam. Aga ma ootasin seda, et oleks välja ikkagi uus äge auto. Ja kui need pildid tulid, siis ta näeb täpselt jälle välja nagu kõik need McLarenid. Ja see on lihtsalt sellel alal töötaval inimesel väga raske, sest ma tegelikult ei tunne neid ära. Ma ei tee ühel ega teisel vahet. Ja see on nagu mõnikord võib lolli olukorda panna, et näed, vaata, mis see seal läheb. See on McLaren, see on 7, 5, 6. Oota, kus sa töötasidki? Et ta näeb ilus välja. Nagu kõik on nagu õige, aga ta näeb jälle täpselt samasugune välja. Mina nagu McLarenitest eriti ei tea, nagu midagi mul on selles samas auto chatis, mida ma mainisin, seal paar tüüpi on, kes on ka nagu ikkagi, ma ei tea, Rari ja McLaren ja et need Porsche on siuke Volkswagen on ju, et see võib kuskil seal allpool olla. Et ma ei tea, mina iseenesest olen seda usku nagu, et kui sa oled mingi asja hästi disaininud, et siis miks seda nagu muuta vaata. No võib-olla et selles mõttes võib-olla nad tunnevad, et see siis nagu toimib. Ja McLareni ja tegelikult ka selle Aston Martiniga mõlema traagik ongi see, et kuna neid Eestis ametlikult ei mõned liiguvad, keegi neid ei osta, siis ega ma Aston Martinit ka ei tea. DB9, DB11, siis on seal Vanquish, nagu ka õudselt peene minek on peaks ikka ükskord võtma, joonistama nagu mingi posteri tegema ja panema selle vetsu ja iga kord siis õpid nagu neid pähe. Täpselt. Disainerritel on siuke see nagu paberite mõõtude poster, A4, A2, mis need sentimeetrites on. Peas oleks kogu aeg. Täpselt. Nii, ja jääme Inglismaale. Jaguar tuli välja tegelikult, meedias oli see kõik nimetasid seda pommuudiseks, eks ta veidike ongi see, et Jaguar läheb täidis elektriliseks, mis ei ole iseenesest uudis, sest seda räägivad kõik autotootjad ja seda räägivad kõik riigid. Ühesõnaga, see on mingi asi, mida praegu peab ütlema. Ma ei tea, kas see on reaalne ka, ma just eile lugesin, et Ford just andis uudise välja, eks ole, 2030. Just, aga Ford räägib, eks ju, 2030, pluss, et tegelikult oli seal small fine print oli, et Euroopas niimoodi, eks ju, ehitatakse, Saksamaale läheb tohutu investeering, et ehitada kõik elektriliseks. See nii kauge aeg, et seda tihti öeldakse, et kes sulle pärast siis ütleb, et kuule, 2030 on, sa jõud seda mitu korda muuta. Jah, seda küll. Täpselt nii, nagu teeb Elon Musk, kes lubab juba 4. aastat, et täielik autonoomne isejuhtimine. Ja ta kogu aeg räägib seda ja meil kogu aeg tunne, et järgmine aasta tulebki ja siis ei ole enam kaugel. See on järgmine aasta, siis on jälle järgmine aasta. Aga see tundub ikkagi nii suur statement nagu öelda välja, et meie nagu nüüd hakkamegi ainult elektrilisi tegema. Ja Jaguar ütles seda aastaks 2025. Ja et see oli see osa sellest pommuudisest. Aga mis siis nagu nende autodega saab, mis ei ole elektrilised või nagu, ma ei kujuta ette nagu, kas siis, ma ei tea. Lihtne. Muuseas, jällegi, ka selle uudise nii-öelda fine print või mis minule kõige rohkem meeldis või jäi silma, oli see, kui me nüüd seda uudist õigesti tõlgendasime, et nende valikust kaovad ära linnamaasturid. Okei, no see on positiivne uudis. Nii, siis nad ehitavad täiesti uue platvormi, mis on seda, et nende nii need XE kui XF, need sedaanid on tegelikult hetkel juba ju nagu, neile tuli praegu mudeli uuendus, aga sisuliselt nagu vanad mudelid, mis tähendab, et 2025 nad peakski välja tulema täiesti uute sedaanidega, F-Type on ka juba tükk aega turul olnud see sportauto, et nad ongi hetkel oma mudelitega sellises positsioonis, kus järgmine uuendus võibki, olla totaalne nagu nii. Just, et ilmselt ka sisepõlemismootorite puhul peaks nad nagu täiesti nullist ehitama uue auto. Aga see, et nad nagu linnamaasturitest lõpuks loobuvad, on iseenesest kihvt. Üks autotootja on lõpuks aru saanud, et kui sa teed aina suurema ja raskema ja ühesõnaga kõrgema auto, siis on seda kallim ehitada, kallim müüa, kütuse kulu, kõik see, et kuigi
noh, küünik seal taga või mitte küünik, aga noh, tegelikult öeldakse, et see on lihtsalt see, et on ju Jaguar Land Rover grupp ja pole mõtet Jaguaril võtta oma linnamaasturitega turgu ära Land Roverilt ehk siis oma nagu kontserni sees. Noh, et neil ilmselt ei ole see nii hästi vaata välja tulnud nagu Seatil ja Volkswagenil, et nad ka ju üks firma, aga võtavad muudkui üksteist kliente, aga jätkub kõigile. Siis, aga naljaks oli selle juures see, et juba see aasta pidi olema välja ju Jaguar XJ, mis on siis nende see luksussedaan, täiselektrilisena. Juba seda on testimas kõik nähtud. Ja, ma ei tea, mulle tundub need ikka nii nagu ja tõmmati kriips peale, aga sellele tõmmatigi kriips peale. Okay. Et see, mis arvati, et tuleb välja ja juba on valmis, siis tegelikult aitab, me ei tee seda ja siis vaatame, mis 2025 saab. Noh, kuna neil on nagu nii suhteliselt käpuli omadega, nii automüügiga, et noh, nende see võib-olla need eelis ongi see, et kuna nad on nagu nii mudas, siis on noh, neil võimalik valesti ei saa minna jah, et sealt on võimalik ainult tõusta. Ja XJ puhul ma arvan, et nad nägid hirmuga, et Mersu S tuleb see aasta täiselektrilisena välja ja ilmselt nad ei suuda sellega konkureerida, ma ei tea, kas siis hinna või kvaliteedi poolest. Võt nii, et minge ostke sisepõlemismootoriga Jaguari linnamaastureid, sest need hakkavad varsti hinda kerima. Ja kindlasti hakkavad. Diiselmootoriga e-Pace, tuleviku investeering. Nii, millal sa viimati kiiruskaamerasse sõitsid? Kui ma nüüd päris ausalt mõtlen, siis ma vist ei olegi elu sees sõitnud. Ahaa. Ei, oota, ühe korra oli. Issand, see oli nii mingi 10-7 aastat tagasi. Sõitsin ja ma sõitsin 50 alas, arvasin, et on 70 ala ja sain litri kirja. Ja. Aga see oli ikka väga ammu aega tagasi. Ma ei ole ma räägin, ma ei ole mingi kiirendaja, ma olen nagu rahulik ja mul nagu abikaasa on, et kuule, ma pean vahepeal ise selle autoga sõitma, et on nagu õppinud ennast nii aeglaseks või nagu see käigukast on sinuga nagu siin nagu arvestanud, et ma pean ikka vahepeal peale vajutama. ja, vanasti öeldi, puhtaks köhima. Puhtaks köhima, jah, torud puhtaks köhima. Sellega seoses lihtsalt väike nupp oli, et selle aasta lõpus võib tekkida selline olukord, kus Tallinnas need kiiruskaamerad, mis on Kristiine ristis, mis ongi ainuke, sest et Reidi tee omad teadupärast tegelikult ei toimi veel, vist, ma ei mäleta, ükskõik. Võib juhtuda olukord, kus Tallinnas kiiruskaamerad enam ei tööta, sellepärast et riik peab neid haldama, riik ei taha enam neid endale ja omavalitsus veel ei või. Tahetakse anda omavalitsustele õigus paigaldada oma territooriumile ja hallata neid kiiruskaameraid, aga hetkel veel ei või. See seadus, mingi ajaline käpp sinna vahele. Just, et see seadus tahetakse vastu võtta 2022. Nüüd on see küsimus, kas aasta lõpus, millal Transpordiamet lõpetab need Tallinna omade haldamise ära, kuni uues, et kas 1. jaanuaril on juba see uus seadus, ilmselt ei ole. Nii et ilmselt tekib niisugune olukord, kus Tallinnas korraks kaovad need ära. Aga selles mõttes pole hullu, et alati on olemas mobiilsed kiiruskaamerad, mille kohta oli see nädal teine uudis, et keegi, kas läks kohtusse või ühesõnaga on ikkagi see vaidlus. Kas mobiilse kaamerale peab eelnema hoiatav märk, et mõõdetakse või mitte. Politsei ütleb, et ei pea. Samas näiteks üks Riigikogu liige, ma ei mäleta nime, ütles, et tema kunagi selle üldse mobiilsete kaamerate lubamise poolt hääletas, kuna siis tema sai seadusest aru, et peab märk olema. Kui märki ei ole, on see tema arust selline õel trahvi kogumine, siis ta ei oleks poolt hääletanud. Vaieldakse. Nüüd ongi iseenesest, mina saan aru, et see, kui märki ei pane, toimib loomulikult paremini. Sest et siis sa oled alati, sul on see tunne, et see võib olla ükskõik kus kohas. Kui sa tead, et see märk on kohustuslik, siis sa, ma ei tea, lased rahulikult oma 120-ga, märk võtad maha, eks ju, sest kõik oleks fine. Ainuke on see politsei enda sõnum. Ja see politsei enda sõnum on alati olnud, ei, need mobiilsed kaamerad on liikluse rahustamiseks, mitte trahvi kogumiseks. Okei, liikluse rahustamiseks kõige parem viis on ju see märk sinna, ühesõnaga nagu
tehke lihtsalt see asi nagu üheselt selgeks, kas see märk peab olema või mitte ja siis käitume vastavalt edasi. Jah, ma olen nõus. Nii, ja siis lõpuks lähme nagu uudiste algusesse tagasi, et tegime ühe ülevaate, et milliseid uusi kalleid ja erilisi autosid eelmine aasta kõige rohkem osteti. Nii, Porsche 911, mitu tükki sinu arust, mis uusi eelmine aasta osteti? Oota, ma tean seda numbrit tegelikult, sest me rääkisime sellel teemal juba sõpradega. Oota, mis see oli nüüd? Ma ei mäleta praegu, aga see oli ikka süüke number, et ma mõtlesin, et päris hästi. See oli kahekohaline number. Kahekohaline, selles mõttes ta ei olnud nii suur. Porschesid ennast müüdi ju kindlasti sadades või üle 100 kindlasti, sest et linnamaasturid, aga just, et 911. Kas see oli äkki 78? Ei. 28. 28. 28, okei. 28, millest 8 tükki olid muuseas Turbo S-id. Ehk siis ikkagi need tüübid, kes lähevad ja lihtsalt andke mulle see kõige-kõigem. Samas ei tea, vaata ei saa niimoodi nagu stereotüpiseerida, äkki nad on tõesti nagu... Ma lihtsalt olin siin kes on see vaene inimene, see, kes, need ju ainult esinevad. Ega need ei oska sõitagi. GT3 ja Turbo S-i huvitav vahe, et kuidas GT3 on mõeldud selleks ringraja sõiduks, on see, et 0-100 oli seal 3,2, mis tänapäev mõistes pole mingi number. Turbo S ju teeb 2,6 äkki, või isegi 2,4, et näha, kuidas see häälestus on nagu täitsa teistsugune. Turbo S on siuke sirgelt, siuke pomm ja Taycanne müüdi 32, aga nendega vist äkki kõik ikka päris Eestisse ei olnud. Cayman GT4 müüdi 2 tükki, mis hind algab 96 000, et polegi väga kallis, aga muidugi paned sinna paar asja juurde. Mõne asja. Aga mis mind selle, ühesõnaga see nimekiri ei olnud nagu väga palju võimsam, kui ta on eelmistel aastatel olnud ja mingi kriisilaadne toode selliseid autosid ka tegelikult ilmselt ei mõjuta. Kuigi, me ei tea, sest et RS Q8 kupee maasturid võeti arvele 10. Ma nüüd ei tea, eks ju, kas need olid kliendid, kes läksid ja ostsid või on jälle kuskil nagu võetud lihtsalt arvele, et aasta lõpus, autofirmadel on tihti see värk. Et ma saan aru, et RS6 Avant, eks ju, see on selline kuidagi nagu legendaarne auto. Tal on oma juba aura mingi 20 aastat või rohkem. Aga inimene läheb ja ostab RSQ8 kupee maasturit, mille hind algab 130 000. Ja siis hakkad sinna varustust panema. 10 tükki ja 19 tükki. Palju lahjemaid neid SQ7, SQ8 diiselversioone. Nagu sellises luksusmaasturi segmendis küll nagu ikka... ei ole nagu näha nagu seda langust. Ei ole, see on ikka täitsa müstika nagu. Aga kas see on, ma ei tea, ma eelmiste aastate niimoodi statistikat ei tea, et kas need numbrid on kuidagi mingis suhtes? Need RS-i, need tulid kõik see aasta välja. Et ilmselt kõik läksid kohe ostma. Bentleysid osteti 13 tükki kokku, aga naljaks, et miks mul selle Audi puhul ongi selline, hästi väike kahtlus, et äkki neid lihtsalt võeti arvele, sest et X5M-i, mis on ekvivalent sellele Q8 RS-ile, 2 tükki. Et nagu ma ei tea, kas see Audi ja BMW suhe ei ole Eestis ju nii viltu. Nii viltu. Muidsest ta tabelit tehes ma vaatasin huvitavat asja, ma ei tea, kas ma eelmine saade mainisin seda, linnamaasturitest rääkides. BMW-sid osteti eelmine aasta vist oli 318 autot ja 263 nendest olid linnamaasturid, erinevad X-id. BMW sportliku sedaani selline kehastus, mitte linnamaasturid osteti 55. Minul on nagu eluaeg ma ei ole mitte kunagi saanud tegelikult linnamaasturi sellisest fenomenist selles mõttes aru, et ma nagu saan aru funktsionaalsest vajadusest ruumikuse järele, et mul on ka 2 koera ja nii edasi, eks ole, aga
suurem jagu nendest linnamaasturitest ei ole ruumikad, mis on nagu, et pagass läheb lihtsalt kõrgusesse, kus põhimõtteliselt kuhu sa ei pane mitte midagi põhimõtteliselt nagu ja ma ei ole kunagi aru saanud ja ma selles mõttes meie peres on väga konkreetne seisukoht nende linnamaasturite osas, et jah. Ja oleks, et läheks siis kõrgusesse, ei, siis me teeme kupeemaasturi, millel me lõikame selle kõrguse ka ära. Mille peale täpsustan, et linnamaasturit Lamborghini Urus osteti 10 tükki. Okei. Väga hea. Ferrari, kuigi meil avati ju siin see esindus, arvele jõuti võtta 2 tükki, mõlemad on need 812 superfastid. Ilmselt ongi, et Ferrarit sellist inimest, kes läheb, lööb jalaga ukse lahti, andke mulle seesid salongist. Võib-olla need 2 ongi niimoodi ostetud, et Ferrarit sa ikkagi ju nii et esindus avati, inimesed läksid kohale, ilmselt siis hakkasid komplekteerima ja nüüd tehases praegult tehakse meile, sest väidetavalt ju seal peale avamist nad ütlesid ise, et juba 5 tellimust või et nad on terve poole aasta nagu eesmärgi täis müünud. Kõige kallim auto, keegi minu arust, võib-olla keegi teab või mul on jäänud see 2 kõrva vahele, nagu silmist mööda läinud, et kuhu või kes selle ostis, oli see 1,4 miljoni eurone Mercedes Maybach S650 soomustatud pikk Pullman, ühesõnaga, limusiin, Mercedes Maybachi põhjal ehitatud, mingi täiesti erimudel ja täpselt keegi ei tea, et kas see üldse nagu kas see läks Eestis tegelikult minema? Mina arvan, et Nublu ostis selle endale. Okei. Kui keegi üldse nagu sellist autot vajaks, et siis ma nagu arvan, et jah. Okei, aga siis juhul Nublu kindlasti meie saate püsikuulaja, et sooviks proovisõidule. Me võime et sa võid nagu varjata ennast näiteks prillide taha, et kui sa ei taha nagu omanikul näidata, kes sa oled, et me lihtsalt teeks proovisõitu ja väga hea vihje. 2 Rolls-Royce'i Kullinani linnamaasturit osteti. Jälle, linnalegend, et kuigi need hakkavad sealt kuskilt 400 000, väidetavalt üks nendest oli maksnud 650 000. Aga ma ei tea, keegi viskas niimoodi õhku. Et Saunas, just nimelt. Ja tore oli see, Toyota Land Cruisereid osteti 103. Iseenesest on täiesti fine. Land Cruiser, linnamaastur, praktiline. 53 tükki nendest on kaubikuna arvel. Aha. Nojah, ma ei tea, ma peast ei tea seda kubatuuri nii-öelda, mis see ruum seal on, et täitsa vabalt. Ja tegelikult Land Cruiserit vähemalt Inglismaal saabki osta päriselt kaubikuna, nii et tagaaknaid ei ole. Ja kõik, et on kaubik, aga need siin on muidugi sellist, millel lihtsalt passis M1G asemel N1G ja kaasnevad teatud maksusoodustused. Aga ma ei hakka siin ette lugema siin näiteks igasuguseid väikseid sportlikke luukpärasid osteti ka, aga muuseas mitte üldse väga palju, nagu võiks arvata. Nii, käisime selle uudistosa läbi ja nüüd lähme sinu personaalküsimuse juurde. No nii. Et tulid tegelikult täna mulle küll ühe teise jutuga, millest me räägime pärast saadet, võib-olla kuuleb sellest hiljem. Siis ma mõtlesin, et aga ma ikkagi kutsun su kohe siia stuudiosse ja kuna me oleme paaril autoüritusel kokku saanud ja mina omakorda sinu sotsiaalmeedia sisu jälgis, ma saan aru, et autod päris külmaks sind ei jäta. Alustame siis korraks nende Porschedega. Nii. Hetkel sul veel ühtegi ei ole. Ei ole. Aga ma olen aru saanud, et varem või hiljem me enam ei ütle hetkel. Sest et, come on, Boxsterit ja Caimani esimest põlvkonda saab siin alla 10 000 euro, et võimatut ei ole, aga mis sind siia takistanud on? Ma ei tea, selles mõttes ma panin ikka ma kuupäeva ei mäleta, aga ma panin mingid paar aastat tagasi enda jaoks selle ikkagi eesmärgiks, et lähiajal võiks ikkagi selle raha kokku saada ja ma isegi tegin sellise väikse purgi, kuhu ma kirjutasin Porsche peale ja siis ma olen sinna raha nagu kogunud. Et ja mul nagu ütleme siis perekond ka ikkagi, kui on sendid jäävad kuskilt poest üle, siis tuuakse ja pannakse sinna Porsche purki ilusti, et väikse investeeringuna minu unistusse. Et selles mõttes jah, see on mul väga selline, ütleme, eesmärk pandud endale ja ma tegelikult ütlesin väga julgelt isegi välja oma aasta lõpus Instagramis 2021 eesmärk on, et ma ostan endale Porsche. 2021, selle aasta sees, jah. Et võib-olla see oli natuke julge või selline, aga ühesõnaga eesmärk on konkreetne. Ja kui sa küsid, mis on nagu takistuseks olnud, siis ütleme nii, et mõistus.
Okay. et ma tegelikult olen kogunud seda raha ja ma müüsin tegelikult selle sama unistuse tarbeks ka oma eelmise hobiauto maha ja selles mõttes kõik nagu ilusti läks ja ilusti graafiku kohaselt, aga siis tuli siuke asi vahele nagu pulm. Ja siis otsustasin, et see on nagu olulisem ja siis pulm siis nii-öelda hampsas päris suure tüki sellest ilusast suurest tööst, mis ma olin juba siin teinud, hampsas ära ja ütleme nii, et ma kukkusin paar siis redelit allapoole tagasi aga selles mõttes hetkel ikkagi ronin tagasi. Ja, ronin tagasi. Aga mida sa näed praegult, et see siin ei ole lubadus, mida Rainer peab pärast täitma hakkama, aga kui sa hetkel võtad selle kuulutuste portaali lahti, mida sa vaatad? Mis on see sinu nagu see sweet spot, mõistus versus võimalused versus? No, ma olen enda jaoks nagu defineerinud selle, et ma otsin siis seda kategooriat, mille nimetatakse modern classic. Et ütleme see eelmine hobiauto, mis mul oli E30, et see oli ikkagi tugevalt selles klassiku kategoorias, kus on mingisugused, ütleme, sellised emotsioonid, mis sa sealt saad, aga on ka päris palju ebamugavust selle auto juures, eks ole. Üks peamine nendest, et talvel ei soovitaks väga sõita sellise autoga. Puhtalt turvalisuse ja muude selliste asjade aspektist. Ja samas ma nagu modernsete autode suur fänn ka nagu ei ole, et ma nagu loomulikult on see, ütleme siis finantseerimise aspekt seal juures kindlasti, aga just, et mulle nagu kuidagi väga meeldib see selline modern classic kategooria ja ma neid Porschesid, mida ma siis brausin iga õhtu, iga õhtu, väike liialdus, aga nii Mobilest kui Auto24-st kui igasugustest Rootsi portaalidest kui Läti portaalidest nii edasi. Ja siis ma ikkagi vaatan, ütleme, sellist vahemikku, mis on siis sinna 2000 alguse ümbruses. Et see ongi see sama Boxster, mida sa mainisid, mida põhimõtteliselt saab tänapäeval juba 5-6 tuhandega täitsa okei variandi, mis on siis 97-98 sealt üles, eks ole. Ja ütleme siis kuni mingisuguse 2005-ni, see on see mingisugune sweet spot, kus ma nagu jälgin seda maailma. Ja loomulikult on mul see 911 on see, mis kõige rohkem nagu kõnetab, aga eks seda peab vaatama puhtalt siis ütleme võimaluste ja selliste kokkulangevuste põhjal. No nende kahe erinevus mul selle, mis sa ennem ütlesid, lihtsalt 911 saad sa koerad ka kaasa võtta ilmselt. Kaimanisse ja Boxsterisse ainult üks ja seda ka kõrvalistne just. Et seal see läheb, muud vist nagu muu on juba nagu... Ja kuigi see, ütleme, 911 nii-öelda need tagaistmed, eks see on siuke paras nagu, ütleme, jutumärkides tagaiste. Ongi, täpselt koeral hea lüsutada, et ma vaatan, Chris Harry seal on vedeleb alati koera autos. Et selles mõttes jah, et ütleme, kahekohaline istmeline auto tundub minu jaoks jälle selle mõistuse koha peal jälle nagu liigne luksus. Et mulle väga meeldivad tegelikult selles samas kategoorias need Caymanid, mis on 2007 ja nii edasi, eks ole. Aga jällegi need kaks istet, kõike vaadates tarbimist, ma ei tea, maailma muid aspekte ja enda finantseerimist ja kõik, et lihtsalt see kaks istet tundub natuke ebamõistlikust. Saan aru. Aga see, et kui sul ennem oli E30 ja kohtusime ju M-seeria üritusel, kas sul on need BMW ja Porsche olnud nagu paralleelselt sinu, ma ei tea, thing, või on nagu arenenud, et sa kunagi olid nagu näpud püsti BMW ja siis hakkasid suureks kasvama ja said aru, et Saksamaal on tegelikult üks teine tootja või kuidas, on seal nagu mingi areng olnud? Ja see täpselt nii ongi olnud, nagu sa praegu kirjeldasid, et minul oli, ütleme, see BMW asi sai alguse ikka väga noorest east, kui oli peamine, ütleme, selline meediakanal, mida ma tarbisin, oli Viva, kus saksa räpparid räppisid ja elu käis ja siis kõikidel saksa räpparitel olid BMW-d videodes alati. Mersud ja BMW-d. Ja peamiselt nagu need, keda mina jälgisin, olid väga suured BMW, siis ütleme, entusiastid. Ja sealt kuidagi ilmselgelt pandi see süke idu kuskile kukla taha kasvama. Ja kui keegi mulle tänapäeval, ütleme, sest turundusmaailmas tuleb ütlema, et miks me nende lastega räägime, et see ei ole mõtet, et nad ei ole klient, no ma ise olen selle läbi nagu elanud, et sa pead ikkagi algusest peale hakkama rääkima selle tulevase kliendiga nii-öelda. Et selles mõttes jah, et see algas nagu BMW-st ja lihtsalt, kuna ma olen Pelgulinnas elanud Tallinnas, süke täitsa tavaline, normaalne nagu piirkond, eks ole, siis ütleme selline Porsche unistus ei mahtunud lihtsalt mitte kuhugi sellisesse
noh, ma ei tea, mõistlikkuse piiridesse. Ja lihtsalt selles automaailmas navigeerides ja aina rohkem sellest, tänu sellele hobiautole, selle E30-le aina rohkem sellesse nii-öelda sisse imetuna paratamatult sa hakkad nägema ka muid asju ja tõesti olen jõudnud kuidagi selleni, et see nagu selline auto ideaal minu jaoks on 911 just erinevate, noh, kuna ma ise olen disaineri taustaga, siis väga tugevalt just see disaini asi, mida legendaarne Jeremy Clarkson on alati ette heitnud, eks ole, mina iseenesest just hindan sellist asja, et nad on suutnud nagu nii nagu perfektida selle nagu silueti, et noh, okei, see läheb suuremaks ja laiemaks ja nii edasi, aga ikkagi see essence või see selline nagu säsi või sisu on seal nagu kuskil olemas, et see on, ütleme, minu jaoks olnud võib-olla see, noh, loomulikult on põhjuseid rohkem, miks Porsche ja miks see bränd ja nii edasi, aga lihtsalt kuidagi see 911 selline legendaarsus on minusse nagu kuidagi settinud. Jõudsid 911-ni ja noh, ma olen natuke ilmselt palju vähem kui sina Porsche hindadega kursis ja ma pean selle ära küsima, et mulle tundub, et sinu sinna nagu mõistus versus raha sweet spoti jääb see 996 seeria. Kuidas sa nende tuledega elada suudaksid? Hea, et küsid, pean ütlema, need on mu lemmiktuled. Okei, ega vist muidu ei saakski. Ja ega 996 tegelikult on, ma enne mõtlesin, vastan selle küsid, kui sa oleks kõik palju raha, siis ma vist võtaks 996 turbo, et noh, see mul ei ole küll muidugi, ütleme, minu hetke finantsvõimalustega nagu kooskõlas, aga lihtsalt mulle selle 996 lugu ja no sellest me võiksime siin eraldi umbes 3 podcasti teha, miks 996 ja nii edasi, et no aga proovime. Me päris nii palju aega ei ole, aga äkki saab ikkagi mingi asja kokkuvõttest, noh, kes ei tea, siis 996 nüüd läksime terminoloogiasse, noh, ikkagi Porsche 911, neid lihtsalt jaotatakse mudeli põlvkondadesse, mida toodeti oligi 97 kuni 2004 vist. Jep. Ja siin oli edasi veel läksid need natuke aega GT2 ja GT3 asjad. Jep. Ja mille, noh, mis muidu on väga hea Porsche, selles mõttes, et 911 ei olegi vist ühegi põlvkonnaga täielikult failinud, on lihtsalt mõned versioonid, noh, vist see Tiptroni kast oli ühel, mis nagu ei käi sugugi Porschega kokku. Aga 916 esituled on sellised, nagu öeldakse, natuke öeldakse nagu laiali valgunud praemuna või et lihtsalt guugeldage Porsche 996, te saate aru, millest me nüüd siin räägime edasi. Jaa, täpselt. Aga ikkagi, kuidas, et miks see põlvkond sulle nii, noh, või ongi, et need tuled sind ei häiri ja see tähendab seda, et siis ju ongi kõik muu õige seal? Noh, minu jaoks pigem nad ongi just nagu see nagu süüke nagu lugu, et see muidugi natuke süüke üle punnitatud nüüd ka, et tegelikult ega see tuled, noh, need ei ole ju tegelikult, need ei muuda seda autot kuidagi halvemaks, et isegi kui sõitmisel kindlasti mitte. Ja seestpoolt vaadates ka nagu absoluutselt mitte. Aga see osa see, kus sa nagu, noh, vaat see lähed oma auto juurest ära ja siis vaatad korra tagasi. Ja. Aga jah, mulle nagu selle 996 ja eriti need esituled nagu süüke lähenemine ja kogu see, noh, minu jaoks kuidagi kogu see 996 sümboliseerib perfektselt seda 2000-ndate algust nagu seda aega, et minu enda jaoks oli see väga oluline aeg elus. 2001 hakkas kogu mu räpivärk peale ja kõik see muusika, mida ma selle ajal kuulasin ja see kultuur, mida ma selle ajal tarbisin, see kõik oli selline, no siuke täpselt sellest retro 90-ndatest välja tulnud siuke natuke kiiksuga, natuke siuke imelik, natuke siuke naljakas, nagu siuke, ma ei tea, kui ma mõtlen nagu riiete peale, mida ma ise selle ajal kandsin, et mida rohkem värvi ja mida laiemad püksid ja kõik see nagu, kogu see kiiks nii-öelda. Et minu arust see 996 ja see selline, no, tegelikult isegi rohkem kui esitulede disaini on 996-le ette heidetud interjööri disaini, et see ei ole ajas nii-öelda hästi vananenud. Ma ei tea, 2000-ndad ei ole, see oligi üks väga õudne aeg. No ja, minu arust on just nagu äge ja mulle nagu kuidagi sümpatiseerib ja mul on nagu lapsepõlvest väga hästi meelde, et noh, see ei saa vist lapsepõlveks päris enam nimetada, aga kui tuli välja film Gone in 60 Seconds Nicolas Cage'iga, mis on, ütleme, minu sükses autonduse, ma ei tea, mingisugusel timeline'il üks päris oluline selline marker, et siis see film algab ju avastseeniga, kus varastatakse hõbedane 996 sealt ja hüpatakse läbi klaasi, eks ole, et mul nagu see kuidagi kõik on minu kuidagi ehitanud aina üles mind selle 996 nagu armastuse suunas. Et selles mõttes ja nagu tegelikult ta
aina rohkem on hinda tõusmas, et aina rohkem erinevaid auto nii-öelda ajakirjanikke ja blogereid ja vlogereid saavad selle auto võlust tegelikult aru ja tegelikult hetkel, kui sa nagu tahaksid endale Porsche't osta ja ütleme, et see on su esimene, siis see on väga hea nii-öelda entry level auto sinu jaoks. Kui ma kuulajad, kes ei ole võib-olla hindade kursis, ma ei lähe praegu mobiilesse, sest mobiile leht on tegelikult päris õudne asi, mida kasutada, eriti kui kiiresti on vaja. Aga kui ma vaatan hindu 996-l, mis siin Eestis on, et see automaatkastiga versioon algab kuskilt siit 22 000 juurest ja korralikum manuaal, mida müüb Porsche esindus, ilmselt tõenäoliselt sealt mingit prahti ei saa või siis sa saad vähemalt väga selge kirjelduse, mis seal näiteks viga veel võib olla, on 40 000 eurot. Siin on üks Läti oma manuaalkastiga, aga mis maksab 20 000 eurot, aga ma kardan, et seal peab mingi vigur sees olema, sest et see ei ole võimalik. Ma täitsa tean seda kuulutust, ma olen ise seda ka vaadanud ja ma selles mõttes tegelikult see, ütleme siuke alates 20-st need hinnad on ka Euroopas ja tegelikult isegi võib juhtuda, et saad alla 20 täitsa sa ei saa nagu ütleme siis prillikivi, millega sa pead ikkagi arvestama mingisuguseid asju, mida sa pead tegema, aga jah, et tegelikult see 20-30 kuni 40-ni välja on see nagu vahemik, kus see auto tegelikult hetkel nagu platseerib ennast, et ma ei usu, et selle sama Läti variandiga midagi väga hullusti on, et ta on päris palju lihtsalt ise sinna ehitanud seda päris tugevalt ja nii edasi on. Seal vist on, et tal on ka mingid tüüppmootori hädad, et kas need on ära lahendatud või mitte, et sellest võib tihti see hind oleneda, et see on mingid kallid mootori remondid. Kui see on tehtud, siis on suhteliselt jälle hästi kõik. No see on see legendaarne IMS, ja see on jälle siuke asi, mida nagu hästi palju on räägitud, et need mootorid on täiesti vigased, et seda autot elu sees ei soovita kellelgi osta. Aga reaalsus jälle, kui sa natuke sügavamale lähed, siis jälle ma praegu peast ei mäleta, mis see protsent oli, aga see oli reaalselt, et nagu maksimaalselt mingi 7% mootoritel on see probleem ja väga suur hulk tegelikult kutsuti ka tagasi juba sellel ajal ja Porsche ise tegi need korda ja ühesõnaga, see on niisugune natuke üle puhutud nagu mure, et need mootorid on justkui problemaatilised. Aga selles mõttes jälle hea, et see jälle toob seda hinda alla, et kui sa oled nagu niisugune ratsionaalne Porsche fänn, et siis on jälle suurem võimalus nagu hea autoni pääseda. See oli hea point, et kui räägitakse, et kui ostad kasutatud autot, eriti sellist ütleme, hobi või kallimat, et ikka ajalugu ja see ei ole mitte ainult sellepärast, et kas sellega on puu otsa sõidetud ei ole, või täpselt need samad tagasikutsumised, et kas see on seal kirjas näiteks. Sest kui sa ostad mingi hämara, millest omanik ei tea kuni viimase aastani mitte midagi, siis võib-olla on tal kõik need asjad ära tehtud juba. Vot, naljaks muidugi vaatad seda 2000 asja, et Porsche, see oli vist entry level mudel, see Carrera, on 221 kilovatti, mis on ehk siis tänapäevane selline Golf R. Muidugi, need on natuke teistsugused kilovatid, vabalt hingavad sellised, kui see Golf R ja me ei hakka neid autost omavahel võrdlema, aga lihtsalt, kuidas see hobujõudude ja võimsuse võidujooks on ikkagi 20 aastaga jõudnud punkti, kus mis entry level 911 praegult võimsus on? Ei tea peast ei teagi. Ma ka ei tea. No ma võin vaadata samal ajal, kui sa räägid veel näiteks. Ja selle 996 võimsuse kohta on ka see, et väga paljud tegelikult on öelnud, et ta loomulikult ei ole kõige kiirem auto, et sa saad osta endale E46 M3 sama raha eest ja suure tõenäosusega kiirendusrajal M3 teeb parema aja, eks ole, aga lihtsalt see, mida insenerid on suutnud saavutada selle auto igasuguste muude aspektidega, et lihtsalt sellepärast väga hinnatud ja 911 niikuinii olenemata esituledest on ikkagi väga hinnatud auto. Just ja kuna sa õnneks alustasid ka saadet, et sa ei ole väga selline kiirustaja ja pigem oled aeglasem inimene, siis tegelikult vahet ei ole. Tänapäev Carrera Coupé on 283 kilovatti tänapäeval, nii et 60 kilovatti rohkem kui 20 aastat tagasi. Nii, aga räägime korraks sellest, kuna ma hakkasin jälgima sind, kui sul veel oli see E30 ja ma nägin, et sul oli sinna väga äge sisu sisse ostetud, et kaua sa sellega, mis mootoriga see oli ja kaua selle projektiga nagu tegelest või kui palju sa, ma ei küsi,
kui palju sa raha sinna sisse panid, kui palju sa panid, aga et kui palju sa panid nagu oma hinge või sellega nagu istusid öösiti garaažis ja mina ise vaata ei ole nagu see nii-öelda nagu luksepõli. Okay. Ise ei tee? Mina ise ei tee, ja kuigi õige, nagu mõtlen, et selle auto juures ma jõudsin sellistesse kohtadesse, kuhu ma arvasin, et ma ei jõua, et kui ma ikkagi lõpus ise sain seal esitule ära vahetatud, siis mul oli tõesti siuke tunne, et see on minu auto ja me oleme igaveseks seotud, et aga selles mõttes energiat ja hinge ja aega ma panin sellesse ikka, ma ütleks, et maksimaalselt. Et kui ma oleks mitme aasta jooksul? Kokku vist lõpuks oli 2016 kuni siis eelmise aasta, mingi 5 aastat, 4-5 aastat. Ja ta oli ikkagi mul pidevalt nagu tegemises, ja see võib-olla oli natukene ka see aspekt, mis mind natuke frustreeris lõppkokkuvõttes, et ma nagu väga nagu nautida ei saanudki teda, et mul, kui ma nagu mõtlen sellele 5 aastale tagasi, siis ütleme see viimane suvi oligi võib-olla see, kus ma kõige rohkem sain temaga nagu lihtsalt sõita, lihtsalt nagu mööda Eestit ringi trippida ja kuidagi sain temast seda, milleks ma teda nagu lõppkokkuvõttes nagu ostsin. Et esimene asi kohe, kui ma ta kätte sain, mootor jooksis kotti. Just, et kui palju sellest ütlesid, oli tegemises, oli see, et sa kogu aeg parendasid teda? Ei, või oli see, et oli katki? Ta oli ikkagi katki. Okay. Et selles mõttes ma sain ta üsna hea hinnaga. See oli 2016 suvi, või 15 suvi? 16, no ebaoluline, ühesõnaga. Ja ta maksis 2700 eurot. Et selles mõttes nagu see hind tegelikult juba ütleb sulle, et selle autoga sa pead hakkama tegelema lähiajal. Ja kuidagi ühesõnaga ma nagu, kui ma ta ostsin, siis ma ei arvanud, et ma pean selliseid asju tegema, aga lõpuks, kui ma ta nagu ära müüsin, siis ma sain aru, et ma olen tal mootori ära vahetanud, mis tundus minu jaoks nagu auto remontimise juures täiesti, et kui sa nagu süükse asjani pead minema, et siis see on nagu ikka mingi teine universum, ja põhimõtteliselt oli esimesel aastal kohe me vahetasime tal mootori ära, ta alguses oli 1,6 kõige tavalisem manuaalkast ja panime talle peale 1,8 IS-i, mis kuna ma ei taha suurt mootorit, ma ei taha kiirust väga palju, mul oli ta ikkagi siuke cruiser või selline, ütleme nagu, ta oli katuseluuk on ju ja suvel hea ringi käia loomelinnakus. See väga äge ruuduline sisu oli. Kust te pärit oli? Selle sisuga on muidugi veel eraldi podcasti lugu. Mul oli alguses seal mingi kõige tavalisem katkine hall sisu ja ma nagu kogu aeg hoidsin silma lahti, et ma tahaks sellega midagi ette võtta. Ja siis mu sõber, kellel oli teine sõber, tal oli pööningul originaal E30 sisu, pruun nahk, mis oli siis kilesse pakitud ja see oli tal seal mitu aastat ja ta ütles, et ta hoiab seda, et hinda kasvatada. Et mingi hetk ma müün selle kuskile maha ja siis ma saan sellest ikka korraliku pleki, on ju. Ja kuna see oli tal nii mitu aastat seal pööningul olnud, siis selles mõttes hästi paljud on küsinud, kas ma lasin selle auto nahatada, et see näeb nagu täiesti uus välja ja tõesti see sisu oli nagu põhimõtteliselt tehasest tulnud, see nägi nagu, seal on mitte ühtegi kortsu, mitte ühtegi kraapimise, mitte midagi nagu. Ja mu sõber suutis ta siis ära rääkida, et ikkagi on vaja nüüd see praegu maha müüa ja ma sain selle endale ära osta ja see on põhimõtteliselt nagu perfektne kogu sisu, ukse, küljed, tagaiste, esiiste, peatoed, kõik asjad ja nagu see näeb täiesti nagu tutt uus välja, et selles mõttes minu jaoks see sisu oli küll üks suurimaid õnnestumisi selle autoprojekti juures. Ja mis sellest autost sai? Jäi Eestisse? Jah, panin ta müüki ja tegelikult üsna kiiresti. Ma nagu kuidagi, ma esiteks panin natuke kõrgema hinna, kuna niikuinii seda, mis ma sinna sisse panin elu sees tagasi ei plaaninudki saada. Et kuidagi see läks üldse nii nagu totakalt, et ma veel eelmise aasta kevadel tegelikult tegin temaga kõige suurema sellise töö, et ma tegin tal räige hunniku keretöid ära, et alguses loomulikult mõtlesin, et lähen teen koopa juurest väikse roosta ja korda ja siis kui me üles tõstime, siis hakkasid need sõrmed igalt poolt läbi minema, et põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes oligi nagu see auto hind, millega ma ta lõpuks maha müüsin, oli põhimõtteliselt võrdne selle hinnaga, mis kevadel keretöödele kulus nagu. Et selles mõttes, et selline see elu nagu on. Ma tean. Aga ja ta sai ühesõnaga see, et kas see oli äkki 3. inimene, kes vaatamas käis ja läks Tartusse.
ja on saadetud mulle pilte sellest. Aga ise näinud ei ole sellist, et vaatad, kuidas tänaval sõidab mööda ja siis niimoodi, et tule tagasi. Ma seda tegelikult natuke isegi kõige rohkem kartsin. Aga mul on saatnud inimesed sotsiaalmeedias pilte Tartus ja Tartust ja ühesõnaga isest see kilometraaž on piisav minu jaoks, et ma ei puutuda igapäevaselt kokku. Mis sul veel on olnud aastast siis, ma ei tea, 2001 või mis ajast, mis autoajalugu on? Autoajalugu on seal veel midagi märkimisväärselt või on olnud praktilised Toyota Corollad? Ei, nagu ma ei tea, mu ütleme siuke kõige, ma ütleks siis alus, millest kõik jama nagu nii-öelda peale hakkas, oli ka BMW E36, mis oli mu esimene, ütleme siuke päris auto. Tegelikult ütleme, päris auto esimene oli ikkagi mu Opel Astra, mille mu vanaema mulle andis, millega ma keskkooli lõpus sain ikkagi lume peal nagu ikkagi natukene ka donati teha, aga Kässari abiga. Aga ei, ühesõnaga siuke auto, mille ma ikkagi endale ise ostsin ja ütleme siuke, mille ma tunnen, et oli ikkagi minu auto oli E36. Sellest on kõige naljakam Raadio 2 kui guugeldada Metsakutsu E36, siis tuleb mingisugune aastate tagune saade, kus ma räägin sellest autost päris pikalt ja me teeme mingi testsõidu seal ja niisugune huvitav asi. Aga see oli minu jaoks niisugune märgiline auto ja ta oli tumelilla, tal oli nikkel esivõre, mis sellel hetkel tundus ma oleks nagu nii tuus, aga tegelikult kui ma nüüd tagantjärele vaat, see oli ise nagu mingi kleebitud siuksed nikli asjad olid nagu peale pandud, see nägi tegelikult üsna loll välja. Aga ja pool nahksisu ja katuseluuk ja sellega ütleme said ikkagi keskkooli lõpus ägedamad nagu üritused mööda saadetud, et see oli ikkagi siuke üks olulisemaid minu jaoks. Aga ülejäänud kogu mu autoajalugu on Opelitega seotud, et mu päris autod on tegelikult kõik Opelid olnud. Mu vanaema andis mulle esimese Opel Astra, mis on minu esimene siuke päris auto siis ja ma ise olen minu esimene uus auto, mille ma ostsin, oli ka Opel Astra, mis oli väga hea auto, 2010 aasta. Ja hetkel ma sõidan Insignia Country Toureriga, mis on ka siuke nagu igatepidi nagu minu jaoks, ütleme, täidab kõik vajadused, mis tavaelus vaja minna on, et kõik koerad mahuvad peale ja kuna mul lapsi ei ole, siis õnneks on ruumiga ka hetkel veel okei, et selles mõttes jah. Jah, vaatan, et 2017 oled sa isegi autogeeniuses sellest kirjutanud, et sul on Opelid. Ja siiamaani alles. Opeli nalju saad palju või? Sul on siuke Opeli kogemus, et enam kuna Opelid hetkel keegi väga ei osta, siis ei ole ka kellegiga neid nalju teha. Ma ei tea, algus, kui ma selle Astraga nagu ringi sõitsin, siis ma olin ise võib-olla veits noorem ja sõbrad olid ka veits nooremad ja kuidagi oli nagu ütleme siuke ikka, et igast autost saab Opel ja mingi, et miks Opeli mehed lõunal üksteisele ei ütle ja nii edasi. Ma tean, ma olen päris sarnane lugu, ka meie pere nagu esimene välismaa auto oli Opel Vectra 94, millega ma siis ka keskkooli lõpus, nii kui load kätte sain, lubati nagu päris vabalt, ütleme, see keskkooli lõpu järgne suvi, kus me tegime sõpradega 7-päevase Eesti tuuri, kõik olid oma vanemad, üks oli nii kõva vend, oli Golf 2 ostnud endale, üsõnaga nagu Ameerika filmis ja mingi Dazed and Confused vabadus see, et nüüd poisid lähme. Mul oli see Astra täpselt samasugune. Et jah, selles mõttes, ma ei ole kunagi häbenenud, minu arust kogu minu kogemus Opeliga ja kogu, mul on peres ka tegelikult, mu vanaisa ostis oma esimese välismaa auto, see oli Opel Ascona ja mul nagu abikaasa perekonnas on olnud Vectrad, Zafirad, Merivad ja nii edasi, et kuidagi on see Opel olnud ja mul ongi põhimõtteliselt BMW-d ja Opelid elus olnud, et siuke väga huvitav nagu kombo. Ja ma ei tea, nagu mul ei ole mitte ühtegi halba sõna nende autode kohta öelda, ma tarbin neid igapäevaselt, nii nagu igapäevaselt autosid tarbitakse, teen võib-olla mingeid asju, mida autofännid oma autodele tegelikult ei teeks, aga mina nagu tavainimesena olen teinud ja nad on kõik need asjad üle elanud ja tõesti nagu ühtegi halba sõna ei ole öelda, et Porsched, BMW-d ja Opelid. Väga hea valik, kõik Saksamaa, puhas Saksamaa. Nii, saateaeg hakkab meil otsa saama. Me nüüd räägime Raineriga, mis huvitav idee tal veel oli, võib-olla siis kuulete sellest kunagi, aga seniks siis hoiame pöialt, et 2021 see Porsche siis tuleb. Aitäh, et tulid! Aitäh kutsumast! Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.